See maja on Linnuste perekonna kodu, mis asub Setomaal. Paljud setod on õigeusklikud ja täna valmistutakse ülestõusmispühaks. See on suur püha. Ma olen Mari, perekonnanimi on Linnus, elan Värskas või Velna külas. Ma olen õigeusu kiriku liige. Täna õhtul käidakse öösel, minnakse kirikusse, ollakse seal öösel. See on Värskas või see on üldse üks väga tähtis püha, sellepärast et Kristus tõusis surnust üles siis. Mida sa kirikus tavaliselt teed? Käin ristile suud andmas. See on niisugune tava või niimoodi tehakse. Armulaual käin. Ja panen küünla. Õigeusu kiriku ülestõusmispüha teenistusel käiakse koos ümber kiriku. Kaasas kantakse küünlaid ja lippe ja kõik on väga pidulik. Inimesed hõikavad üksteisele. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Teenistuse lõpetamiseks minnakse tagasi kirikusse. Mulle vahepeal rohkem just laule kuulata, kuidas lauldakse, see ilus. Mulle meeldib seal on väga rahulik olla. Alguses on jumalateenistus, siis minnakse kiriku või sinna kalmistule ja siis pärast toimub kirmask. Seal on munaloomka, veeretatakse mune ja kiigutakse. Ja lauldakse ka. Kirmask on suur külapidu, kus kõik tulevad kokku. Siin kohtuvad erinevad põlvkonnad ja igalühel on tegevust. Oma munad ja toit võetakse kodust kaasa. Munaloomka ehitamine on suur kunst, seda tehakse ühiselt. See on selline kus mune veeretatakse. Siis tuleb teine ja kui keegi sinu muna läbi siis ta saab selle muna endale. Ma käin pühapäeva koolis, kergejõustikus. Ma käin ka muusikakoolis, seal ma õpin akordionit, karmuskat ka. Seto kombestiku juurde kuuluvad rahvarõivad. Rahvarõivastel on palju eri osi. Põll, kitrasnik, siis on seto kingad. Siis mul on seto ehe. Ja siis on valge särk. Seto pered peavad oma kombeid ja rõivad senimaani suure au sees. Need on uhkad ja ilusad. Erinevad teistest tavalistest riietest. Lugu peetakse ka muudest kommetest. Igas kodus on näiteks oma pühase nurk, kus on mõni perele tähtis püha pilt. Ülestõusmispüha on õigeusklike jaoks kõige olulisem püha aastas. Sellel puhul ehitakse kodu ja käiakse kirikus. Inimesed tulevad kokku ja veedavad rõõmsalt aega.